tere! Täna ma näitan teile, kuidas teha tühjast puust linnupesakasti. Nagu te näete, siin on mul varutud tühjad puud. Natukene siin soega sai neid seest oksi ära saetud, et oleks võimalikult tühi see puu. Ja siis ma kasutan ilmastikukindlat vineeri. Paigaldan nii põhja kui katuse. Puurisin siia natuke üle 3 sendise augu. Soovitavalt võiks auk olla kuskil 5 cm allpool ülevalt servast. Ja võiks mõelda niimoodi, et auk võiks olla nii kõrgel, et kass näiteks käpaga seda lindu siit kätte ei saaks. Aga ongi väga lihtne. Siis ma kasutan pärast sellist traati. Panin siia ühe kummivooliku, et see oksaraeri pööruks. Ja selle paneme pärast siia peale. Aga näitan teile, kuidas asi käib. Võtame siia sellise vineeri katuseks. Nii, vaatame, kuidas see kõige sobilikum on. See on võib-olla isegi parem. Võt, see on väga hea. Nii, paneme selle siia kipsikruvidega kinni. Ja ongi väga lihtne. Ja võite vaadata, et siis see kruvi ei läheks sinna kuskile sellesse katusest otse läbi, et mõni lind seal ei vigastaks ennast. Ja siis võite veel jälgida, et see kruvi ei läheks täpselt sinna linnu avahukku. Paneme põhja ka. Miks ma sellist tühja puud kasutan, on see, et mul on 2 aastal väänkael on otsustanud valida sellise puu endale koduks. Nii et võib-olla natuke teised, natuke tavalisemad linnud valivad võib-olla igasuguseid neid pesakaste, aga kui te tahate aias näha endal natuke haruldasemat lindu, siis võite proovida meelitada neid sellise puuga. Nüüd on põhimõtteliselt see valmis. Paigaldame veel siia sellise riputi ja ongi asi valmis. Nii et ongi lihtne. Ja nüüd paneme selle ühe kruviga siia külje peale kinni. Ja siis on viimane ülesanne on puu otsa riputada see. Kui te puu otsa panete, siis vaadake, et see satub natuke päikse poole. Aba võiks jääda päikse poole.